tulemusi. Nii et 7 peamist põhjust. Loomulikult ma võin neid tuua välja 10, aga kui ma vaatan seda, kuidas ettevõtted on kasvanud, mis on neid takistanud, siis ma julgen öelda, et need on 7 peamist. Ja kohe infoks ütlen ka seda, et täna räägime lühidalt kõigist 7 põhjusest ja alates järgmisest nädalast, 7 nädalat saate igal kolmapäeval kell 10 osaleda sellel samal veebiseminaril, selles mõttes samal kellaajal, aga erineva sisuga, kus me hakkame igat põhjust süvitsi lahkama. Sest esimene asi on info, siis on arusaamine ja siis on rakendamine. Nüüd 7 põhjust, mida tänane webinar sulle annab. Sa saad aru 7 takistusest. Milline neist mõjutab sinu ettevõtet kõige rohkem, sa teed väikse analüüsi, mul on siin küsimustik olemas lõpus, nii et ole valmis vastama, paber ja pliiats, palun võta omale valmis. Kuidas see sinu otsustes ja tegevustes väljendub? Ja millise ühe otsuse pead tegema, et asjad saaks muutuma hakata? Sest nagu ütlesin, see ei ole vaid teooria, see on puhas praktika, mille olen omandanud 9 aasta jooksul ja võin öelda, olles ise ettevõtluses olnud aastast 2012, ehk siis 2012 kuni 2016 oli selline huvitav aeg, 2016 tegin otsused ja need samad põhimõtted, mis takistasid mul edu saavutamast, takistavad enamus ettevõtetel ei ole puudu teadmistest. See on number 1 asi, mida ma tahan öelda. Ei ole puudu teadmistest. Iga inimene, kes täna on siin veebiseminaril, teab rohkem, kui ta teeb. Ma olen sellest täiesti 100% kindel. Ta teab, kuidas müüa, ta teab, et oleks vaja delegeerida, ta teab, et oleks vaja süsteeme luua, võib-olla paremini juhtida, hinda tõsta, nähtavam olla. Me kõik teame neid asju. Kui me oleme ettevõtluses, siis Bob ütles väga ilusasti, kunagi Bob Proctor, minu juhendaja, first rule of business is profit. Esimene ärireegel on kasu. Kui sul ei ole kasumit, siis on sul asi varsti happu. Nii et probleem ei ole teadmistes. Probleem on selles, et teadmisi on vaja süsteemselt rakendada päevast päeva, kuust kuusse, aastast aastasse ja nii edasi. Võtke olümpiavõitjad, kes on tulnud olümpiavõitjateks. Nad treenivad iga jumalama päev ja niimoodi aastaid. Loomulikult nad vahetavad vahepeal treenereid, vahetavad võib-olla stiili, mida nad teevad, aga nad jätkavad treeninguid, nad ei lõpeta ära. Enamus ettevõtjaid, kui alustavad, nad ei võta omale treenerit, nad alustavad ise. Ma saan sellest aru, ma olen ise selles olukorras olnud, alustasin ettevõtluse 2012, mul ei olnud juhendajat. Samas minu tutvusringkonnas inimesed, kes on sadadesse miljonitesse käibega ettevõtete omanikud, alustasid kohe ettevõtlust juhendajatega. Seda ma muidugi ei teadnud tol ajal, kui mina alustasin, sest ma arvasin, et ma olen Eesti mees ja saan kõigega ise hakkama. Nii et palju enne Eesti mehed, kes arvavad siiamaani, et nad tahavad üksinda teha, saavad ise hakkama. See on väga aja ja raha kulukas. Tulemused algavad mõtteviisist. Mitte midagi ei ole teha. Tulemused algavad mõtteviisist. See, mida sina mõtled, see hakkab sinu elus tõelisuseks saama ehk sinu reaalsuseks. Ja kuna me ei saa täpselt aru, kuidas see asi käib, siis me alahindame tegelikult mõttejõudu. Me alahindame. Samas tuntud füüsikud on öelnud, kõige võimsam energiaallikas maailmas on mõte. Kõige võimsam. Sellega sul on võimalik luua kõike. Mõtteviis põhjustab sinu uskumusi. Ja kui sa ei usu oma tulemustesse, sa ei saa tulemusi. Ehk mõtteviisist saavad alguse otsused, mida sa teed. Need otsused omakorda peegelduvad tegevustes. Ja tegevus on see, mis loob tulemused. Kujuta ette, et sul on valed mõtted, sul on valed uskumused, selle põhjal sa teed teistsuguseid otsuseid, kui sa tegelikult peaks tegema. Nüüd sa teed teistsuguseid tegevusi ja saad hoopis teistsuguseid tulemusi, kui sa tahad. Ja kui väga lihtsaks võtta, kui muutub mõtteviis, muutuvad otsused.
kui muutuvad otsused, muutuvad tegevused, kui muutuvad tegevused, muutuvad tulemused. sul võib ettevõttes olla üks inimene, 50 inimest, 100 inimest. Nendel kõigil on oma mõtteviis. Sinul on oma mõtteviis. Ja kui ma saan aru sellest, kuidas minu mõtted loovad, siis ma saan aru, et teised inimesed loovad ka oma mõtetega tulemusi. Minu juurde on jõudnud kümned ja kümned ettevõtjad, kes ütlevad, Karmo, tule tee mu koolitust minu töötajatele. Kui ma vestlen nendega, nende omanikega, käin selle ettevõttes koha peal, siis ma jõuan 99,9% tulemuseni. Koolitada ei ole vaja mitte töötajaid kõigepealt, vaid ettevõtte omanikke. Ja kui seal on mitu omanikku, siis ei piisa sellest, et üks inimene alustab seda teekonda oma mõtteviisi muutusega. On vaja, et mõlemad omanikud. Sest kui üks kisub Antarktikasse ja teine tahab minna troopikasse, ega siis head nahka ei tule. Nii et esimese sammuna peame aru saama, kas meil on olemas visioon. Takistus number 1 soovitud tulemusteni. Ei piisa sellest, kui sa ütled, ma tahan palju raha. Ma tahan rohkem kasumit. See on väga okei esialgu, aga mis on sinu visioon tegelikult? Ja kui ma lähen ettevõttesse, kus on 10 töötajat, 20 töötajat ja küsin ettevõtte omanike käest, mis on teie visioon, siis ta ütleb, ma tahan palju pappi. Teine omanik ütleb, meil on see kodulehel kirjas. Ma ütlesin, aga mis see siis on? Vaatame, mis seal kirjas on. Ehk nendel pole omal ka selge, mida nad tahavad saavutada, kuhu nad tahavad ettevõttega välja jõuda. Ja nad rabelevad hommikust õhtuni, nad lähevad tööle kell 8, tulevad kell 8, pere jaoks aega pole, enda jaoks aega pole. Võite chati panna, kui paljud teist tahavad suuremat käivet, kasumit ja vabadust? Kes tahab suuremat käivet, kasumit ja vabadust? Ja nüüd sa võid sinna lisada ka mitu aastat sa oled seda tahtnud. Mina tahtsin 2012 kuni 2016 suuremat käivet, kasumit ja vabadust. Käive väga ei tahtnud kasvada, kasumiga olid kehvad lood ja vabadusest polnud haisugi. Sest mulle endal ei olnud selget pilti, mida ma tahan luua. Ja kui sa saadad segaseid sõnumeid välja, saad sa tagasi segaseid sõnumeid. Kujuta ette, et ma nägin, et Steven oli siin, ma tean Steveni telefoninumbrit, ma saadan talle suvalisi tähti. Siis Steven mõtleb, Karmo on lolliks näinud. Ehk asi ei ole selles, et sa ei teaks, mida sa tahad käivet, kasumit ja vabadust. Aga millisel kujul sinu ettevõte peaks töötama? Kui visioon puudub, hakkavad ettevõtet juhtima igapäevased probleemid. Kes on kokku puutunud tulekahjude kustutamisega? Mina küll olen. Tulekahjude kustutamine. Mingil kliendil on mingi mure, mingi kirjale on vaja vastata, ma ei tea, kvaliteediprobleemid kuskil, sul on vaja tegeleda mina nimetan olmeprobleemidega. Kui sul puudub selge visioon, ei juhi sina oma ettevõtet. Ettevõte juhib sind. Ja kui inimene saab oma visiooni paika ja hakkab selle nimel järjepidevalt tegutsema, millest me räägime ka täna, müük ja järjepidevus, siis need tulemused hakkavad tegelikult tulema päris kiiresti. Mul on olnud mitmeid koostööpartnereid, kui me oleme selle visiooni paika saanud, siis nad teevad selle läbimurde, sõna otseses mõttes läbimurde 1 aastaga, 3 aastaga. Aga nad teevad selle ära ja samal ajal teevad ise vähem tööd. Ehk asi on selles, et me teeme liiga palju, aga valesid tegevusi, sellest räägime ka täna. Küsi enda käest üks küsimus. Kas sul on selge pilt, millist ettevõtet sa 3 aasta pärast juhid? 3 aasta pärast. Kes teevad minuga koostööd, teavad, et minul on väga selge visioon 3 aasta pärast toimivast ettevõttest.
ja ma pean tunnistama, see visioon on läinud viimaste aastatega kõvasti suuremaks ja ma täiesti teistmoodi tegutsen. Nii et pane chati, kui sa oled nii lahke ja kirjuta, kas sul on selge jah või ei. Sa ei pea kirjutama, milline see on, kas jah või ei. Ja see on esimene lähtepunkt. Ja kui sul ei ole selget visiooni, ma luban sulle, sinu teekond on täis takistusi. Pane omale kirja, pane küsimus kirja ja küsi enda käest, millist ettevõtet ma tahan juhtida 3 aasta pärast. Mitte täna, mitte homme, 3 aasta pärast. Nüüd läheme teise punkti juurde, mis on teine suurim takistus teekonnal eduni. Sinu enda identiteet. Sa tahad paremaid tulemusi, kuid tegutsed endiselt tänase taseme ettevõtjana. Tänase taseme. Ehk sama mõtteviisiga, nagu sa oled olnud, proovid sa kasvada suuremaks. See ei tööta. Identity. Kellena ma ennast määratlen? Ma olen 100 miljoni ettevõtte omanik, kus töötab nii ja nii palju inimesi, süsteemid on paika pandud, kõik käib. Ma näen ennast miljoni käibega ettevõtte omanikuna, ma näen ennast väikeettevõtjana, kellel on 10 töötajat, 10 miljonit käivet. Kuidas sa näed ennast? Ja kui sinu ettevõtte on ühe mehe ettevõte, siis mõtle, kui ma tahaksin teenida 10 miljonit kasumit, kas ma teen selle üksinda ära? Sest kui näed ennast peamise tegijana, spetsialisti või probleemi lahendajana, jääb ettevõte sinust sõltuma. Nüüd sa võid küsida enda käest, kas minu tänane ettevõte sõltub minust või ei sõltu minust? Kui sa astuksid kõrvale, mis juhtuks? Sa ei saa kasvatada oma ettevõtet, kirjaviga, kui jääd sama mõtteviisiga ettevõtjaks. Sa ei saa. Ja nii kaua, kui me ei suuda ennast ette kujutada, juhtimas oma meeskonda, haldamas seda käivet ja kasumit, mis sul tuleb, nii kaua midagi ei saagi juhtuda. Mitte, et selles oleks midagi paha, et sa oled mikroettevõtja ja üksinda tahad teha, aga kui sa tahad päriselt kasvada ja luua omale vabadust, et sa võidki ära minna, ära olla ja sul sissetulek jätkab kasvamist, siis on vaja midagi teistmoodi teha. Sa võid olla ülihea, ma ei tea, juuksur, küünetehnik, remondimees. Aga kui sul ei ole töötajaid, kes teeks seda tööd sinu eest, kui sina ära oled, siis sinu kasum kahaneb. Niipea, kui sa lähed Eestist ära. Ehk kellena sa ennast näed? Kui ma küsiksin, kellena sa ennast näed, kas sa oskad sellele vastata? Paljud inimesed jäävad selle koha peal hätta. Ja ma ei imesta. Kui keegi oleks mulle öelnud aastal 2014, kellena sa ennast näed, kas sa suudad ennast ette kujutada, ma ei tea, miljonilise käibega ettevõtte omanikuna, ma poleks hulluks läinud, ma tegin oma töökoha. Ma tahaks 10 000 kuus teeni, päris hea oleks juba. See oli minu identiteet aastal 2012, 2013. Nii et kas sa tegutsed täna peamiselt omaniku, juhi või spetsialistina? Kas sina juhid meeskonda või sa oled spetsialist, kes teeb teatud tegevusi ja saab selle eest tasustatud? Ja veelgi tähtsam küsimus, kui sa oled selle paika pannud, sa võid siia chati rahulikult panna selle, kellena sa ennast näed. Omanik, juht või spetsialist. Ja veelgi olulisem küsimus on see, kas sa tahad, et sinu minapilt muutuks ehk sinu identiteet muutuks, sa liiguksid spetsialisti rollist juhi rolli või juhi rollist omaniku rolli. Omanik on tavaliselt visionär, juht on see, kes viib seda ellu ja ta palkab spetsialiste, kes aitavad selle asja ära teha. Nii et kas ma näen ennast omaniku, juhi või spetsialistina? Head küsimused sulle. Kolmas põhiprobleem, takistus, ma ütlen selle peale lausa,
vanad uskumused ei lase kasvada. kui sul tekib vahepeal mõtteid ja küsimusi, pane Q&A on olemas, tehti kindlaks, et see töötab. vanad uskumused juhivad sinu otsuseid rohkem, kui sa arvad. ma toon lihtsalt mõned näited, sest ma ise olen olnud olukorras, kus vanad uskumused ei lasknud asju liikuda. kui tõstan hinda, kaotan kliendid. keegi ei tee seda nii hästi kui mina. enne otsustamist pean olema täiesti kindel. ei pea olema. Bob Proctor ütles, minu mentor ütles mulle, sa pead tegema otsuse, otsustama, mida sa tahad. ja kui sa oled teinud otsuse, hakkad sa otsima vahendeid, võimalusi ja inimesi, kes aitavad sulle ära teha selle. sa ei pea olema täiesti kindel. edumehhanism, mis on igas inimeses olemas, nii nagu GPS telefonis sul, töötab selle peale, et analüüsib, kui sa kaldud kursilt kõrvale, siis ta korrigeerib sind. sa ei pea olema täiesti, sa pead usaldama, et see teekond viib sind soovitud kohta. aga see teekond võib muutuda. sihtkoht jääb samaks. katse-eksituse meetod. leiutajad töötavad katse-eksituse meetodil. sina töötad samamoodi. sa teed, sa vaatad, et see ei vii soovitud tulemuseni, muudad seda, mida sa teed. praeguses ühiskonnas, mis muutub nii kiiresti, ei saa öelda, et ainult üks meetod töötab. sa võid avastada palju rohkem asju korraga. nii et mõtle enda peale. kas sa ütled ka, et kui tõstan hinda, kaotan kliente? ma olen aastate jooksul korduvalt tõstnud hinda ja mida ma olen märganud, mida suuremaks läheb hind, seda kvaliteetsem inimene jõuab minuni. minu jõuab sel juhul inimene, kes päriselt väärtustab minu teadmisi, minuga koostööd ja on nõus selle eest ka maksma. inimesed, kes ei ole valmis investeerima endasse, ei usu endasse. vana uskumus, ma saan ise hakkama. ise tehtud, hästi tehtud. Kui sa jäädki ise kõike tegema, siis sinu ettevõte ei saa kasvada. teadmised on meil teadvuse tasandil. uskumused on meil alateadvuses. ja need uskumused, mis on sinule sisse programmeeritud, see on nagu arvutil on viirus, ei lase sul soovitud tulemusi saada. kui arvutis on viirus, siis ei tööta arvuti nii, nagu peaks. ja kui sinu sisse on lastud viiruskoodid ja need vanad uskumused, siis sa ei tööta maksimaalselt efektiivselt ehk sa vähima lühima ajaga ei saavuta parimaid tulemusi. sinu ettevõte ei kasva suuremaks sellest, mida oled oma mõtlemises võimalikuks pidanud. kui sul ei ole visiooni, sest sul on uskumus, edu tuleb raske töö tulemusena, häid töötajaid on raske palgata, töötaja koolitan välja, ta läheb minema. kui sul on sellised uskumused, siis sa ei saa luua nii suurt ettevõtet, kui sul vaja on. kui sa ise tahaksid. kas sul on, taaskord küsin, kas sul on selge visioon, kuhu sa tahad välja jõuda 3 aastaga? 5 aastaga, 10 aastaga? kui ma olen rääkinud Eestis nende inimestega, kes on edukad ettevõtjad. esiteks, mida ma olen tuvastanud? Nad kõik on tegutsenud turul pikemat aega. ei ole 1 aasta. 20, 25 aastat. minu tutvusringkonnas olevad inimesed on 92. aastast isegi, mina käisin veel merekoolis, isegi keskkoolis veel. inimesed, kes on, siis kui ma lõpetasin merekooli aastal 99, siis nemad alustasid ettevõtlust. Nad on loonud miljardise käibega ettevõtted. Ja nad ütlevad kõik, ma olen pidanud pidevalt muutma uskumusi, mida ma olen võimeline korda saatma. ja nendel on suured visioonid, kes on Eesti turuliidrid, kes maailma mastaabis tegutsejad, keda tuntakse, teatakse igal pool, ma ütleks selle peale.
ehk millise otsuse teeksid teisiti, kui hirm sind ei juhiks? sa võid need küsimused kirja panna, sa võid neid pärast uuesti vaadata, sest sul tuleb järelvaatamise link, aga vasta neile küsimustele päriselt, päriselt, päriselt. ära vaata neid lihtsalt, vasta neile. kõige tõhusam moodus oma tuleviku ennustamiseks on paber ja pliiats. kui sa hakkad kõiki asju kirja panema, analüüsima ennast, tulevad tulemused ja see ei ole ühe päeva sündmus, nagu ma olen alati öelnud, see on päevast päeva, nädalast nädalast. ettevõtja on oma ettevõtte pudelikael, see on takistus number 4. ja see pudelikaelaks olemine hakkab pihta tegelikult sellest, et tal puudub visioon, ta minapilt on nigel, sealt hakkab see pihta. ettevõte ei saa kasvada kiiremini, kui sina suudad otsustada, kontrollida ja teha. ja kui sa tahad kõike kontrollida, siis sa ei liigu väga kiiresti. ehk kui sina pead kõik otsused vastu võtma üksinda, kõik jõuavad sinu lauale enne, kui midagi toimub, siis sõltub ettevõte ainult sinust. ja kujuta ette, et sa lähed nüüd 30 päevaks puhkama, mitte ühtegi otsust vastu ei võta, sul on telefon välja lülitatud, meile ei loe. mis sinu ettevõttest nüüd saab? kas see jääb toimima või lõpetab toimimise? ettevõte ei saa anda sulle vabadust, kui oled ise selle kõige olulisem töötaja. esialgu on see okei, pärast enam ei ole. ja kõik, kes on mul coaching usse jõudnud, ma alati küsin, kuidas sa näed, et sinu ettevõte töötab? kas sa oled spetsialist, oled sa juht või oled sa omanik? ja kui sa ei oska sellele küsimusele vastata, siis sa oled igapäevaste olmemuredega ülepea kuhja ja lõpuks oled sa väsinud, stressis. väga paljud ettevõtjad, kes on minuni jõudnud, tunnistavad ise, ettevõte kasvab nii kiiresti, et ettevõte on temast üle kasvanud. ta ei suuda seda enam ohjata ja nad mõtlevad päris tõsiselt, et teha oma ettevõtet väiksemaks. selle asemel, et mõelda, kuidas ma saaksin delegeerida, millist meeskonda ma vajaksin, et see ettevõte saaks jätkuvalt kasvada. loomulikult, kui sulle meeldib see, mis sul on, siis ära kasvagi. kõik ettevõtted ei peagi kasvama, aga mõne aja pärast, ma luban sulle, sa tunned igavust, sa tunned rahulolematust, sest sa ei kasva. ma olen olnud seal väga mugavas tsoonis olemine mitmeid aastaid. lõpuks sa tüdid ära sellest, kaua sa ikka puhkad, onju. 5. takistus. hõivatus versus kasumit toovad tegevused. me jõuame jälle sellele, juht, omanik, spetsialist. kui sa oled spetsialist, oled sa kogu aeg hõivatud, kasumit ei tule. tahad ettevõtet kasvatada, on sul vaja rohkem spetsialiste. kellena sa ennast näed? ettevõtjad ei tee liiga vähe, nad teevad liiga palju tegevusi, mis hoiavad ettevõtet töös, kuid ei loo piisavalt kasumit. kui ma vastaksin iga päev ainult meilidele, müügitööga ise ei tegeleks, praegu on müük minu õlgadel, siis ei saa kasvada. kui ma päev otsa visualiseeriksin, mediteeriksin, ettevõte ei saa kasvada. kui ma kujutan ette, mul on tootmisettevõte ja ma parandan tootmisliine või asendan tootmistöölisi, siis kus see kasum tuleb lõpuks? sest kui müük jääb seisma, loomulikult on ka võimalus, et sul on püsikliendid ja sul ongi vaja kogu aeg toota ja sul ei olegi vaja müüa. absoluutselt nõus. aga siis küsigi, kui palju sa oma aega sinna sisse paned. kas ettevõte sõltub ainult sinust? ja see on muster,
mida ma olen näinud viimased 10 aastat peaaegu. ja ma võin ennast siia ritta panna. ma olin hõivatud, aga ma ei teinud kasu toovat tegevusi. nii et kõik tegevused ei ole võrdselt väärtuslikud. kõik tegevused ei ole. kui sa koristad oma ettevõtte kontorit, vastad e-kirjadele, siis kas see on sama väärtusega, kui on müügikõne? loomulikult kontor peab olema korras. aga kas sa ei võiks sinna palgata teist inimest, kellele sa maksad tunnitasu vähem, kui üks müügikõne sisse toob? mõtteviisi muutus. me tahame turvalist mängida. me tahame mängida turvaliselt, ma ei taha võtta riske. aga mõtle nüüd jalgpalli peale. kaitses olles ei ole võimalik võita. sa pead võtma riski, sa pead ründama teise väravat, selleks et saaksid ise värava lüüa. kui sa istud kogu aeg kaitses, siis kahjuks häid tulemusi ei tule. ja selleks, et võimalikult vähe riski oleks, pead sa oma tegevuse läbi mõtlema ja siis hakkama seda tegevusplaani ellu viima. kui te jälgite sporti, seal on meeskondadel süsteem, kuidas nad mängivad. jah, loomulikult nad peavad kombineerima, nad ei saa kõike ette näha, kuidas teine vastane käitub. Ühiskonnas on sama, sa ei saa kõike ette näha, mis seadusi vastu võetakse, mida tehakse, aga sa saad nendega kohaneda. ja mida enesekindlam sa oled, mida rohkem sul on arusaamist iseendast, kuidas sinu mõtted loovad, seda lihtsam on sul kohaneda kõigi nende asjadega. ettevõtte kasv ei sõltu sellest, kui palju sa teed, vaid sellest, mida sa järjepidevalt teed. ja kõige tähtsam asi selle taga, millise energiaga sa neid tegevusi teed. sa võid teha õigeid tegevusi, sa postitad, ma toon näite, igapäevane, et sa oled ühe mehe ettevõte ja sa postitad iga päev, sest Karmo ütles, et postita iga päev sotsiaalmeedias. tulemusi ei tule. aga nüüd, kui sa tunned, et see on see moodus, mille kaudu ma saan omale uusi kliente ja sa nüüd postitad, siis inimesed jõuavad sinuni. enamus inimesi, kes on jõudnud minule coaching usse või kursustele, on jõudnud sinna läbi sotsiaalmeedia. küsi enda käest, kuidas sina oled minuni jõudnud? mina ütleks, et 99% kliendibaasist on sotsiaalmeedia mul. küsi endalt, millised 2-3 tegevust loovad sinu ettevõttes kõige rohkem kasumit? ja kas need tegevused, mis loovad kasumit, kas sa oled nendes järjepidev? me kogu aeg loome endale. ja kui sa ei ole kursis sellise asjaga nagu külgetõmbeseadus, siis ära ole enda peale pahane. väga paljud inimesed ei ole. samas nad on väga hästi teadlikud magnetist. kui mul oleks siin magnet ja metallitükk, siis magnet tõmbab metallitüki kinni enda külge. plõksti. sina muutud olukordade, võimaluste ja inimeste magnetiks nii, et sa tead, mida sa tahad ja sa magnetiseerid iseennast selle tasemeni, selle sageduseni, kus sa hakkad ligi tõmbama inimesi, olukordi ja situatsioone. kes on minuga koostööd teinud ja ma tean, et siin on täna inimesi, kes on minuga koostööd juba teinud, siis tegevus üksi ei too tulemust. tunne selle tegevuse taga on see, mis toob tulemust, ehk sagedus. ei piisa sellest, et sa karjud oma töötajate peale või kritiseerid iseennast, seda pole vaja teha. on vaja olla õigel sagedusel. ma võtan taaskord välja raadio. sul on vaja olla õigel sagedusel, et sa saaksid kuulata seda elu, mida sina tahad. et sa saaksid kuulata seda kanalit, mida sina tahad. Karmot vaadatakse, kui issand, ta on nagu keskendunud jube ettevõtlusele ja kasumile ja rahale. ei.
mina olen keskendunud inimese arengule ja kui inimene areneb, siis areneb tema ettevõte ja kasvab tema kasu. Mõtle selle peale. mina ei tegele sinu ettevõttega, mina tegelen sinuga. Ja kui veel palju ausam olla, sina ise tegeled iseendaga läbi juhendamise. Täna ka, kui sa kuulad neid, sa võid võtta siit kaasa midagi, hakata seda rakendama või öeldagi, et Karmo räägib jama ja ma ei taha sellest rohkem midagi teada. See on sinu valik. Müük ja nähtavus ei ole järjepidevad. Takistus number 6. Kui tööd on palju, lõpetatakse müük. Kui tööd on vähe, hakatakse paaniliselt kliente ostma. Paanika, ärevus, vale sagedus, halvad tulemused. Kas sa oled olnud järjepidev sotsiaalmeedias? Sotsiaalmeedia on koht, kus inimesi on mega palju. Ma ei tea, palju neid on. Mega palju. Ja kui sinu nähtavus on seal olematu, siis kuidas sa tahad, et inimesed sinuni jõuaks? Mul oli just väga hea või treening esmaspäeval Pädelis ja siis treener ütles, et ma tahaks järgmisel esmaspäeval alustada järgmist kursust, aga ma ei ole veel postitust pannud. Ma küsin, kuidas need inimesed jõuavad sinuni? Ma ei tea, ju ma ei ole siis veel otsust teinud, kas ma tahan alustada. Ja ma tegin talle ettepaneku, et kas ta oleks nõus jätkama selle kursusega, mis tal juba on, et ta ei peagi uusi võtma. Ja ta ütles jah, kui teie tahate, siis ma olen nõus, siis ma ei peagi ju postitust panema. Nii et absoluutselt. Stabiilne kasv tekib sellest, kui sa oled nähtav ja kui sa teed müüki. Nähtavus ja müük. Nähtavusest üksi jääb justkui väheks. Kui ma olen kogu aeg nähtaval, aga inimene ei tea, mida ma teen, siis ta ei osta minu käest. Kui ta ei tea, mida sinu ettevõte teeb, ta ei osta sinu käest. Kui ta ei saa aru, mis on sinu ettevõtte visioon, ta tihtilugu ei osta sinu käest. Ma panin üks päev isegi sotsiaalmeediasse postituse, et kui sa oled minu sõbralistis, siis ütle, millega ma tegelen. Kas sa saad aru, millega ma tegelen? Väga põnev oli lugeda, nii et need, kes kommenteerisid, ilmselgelt said aru, millega ma tegelen ja need, kes ei julgenud kommenteerida, võib-olla ei saanud aru. Ettevõtte müük ei saa olla stabiilne, kui müügiga tegeletakse ainult siis, kui selleks tekib vajadus. Kas sul on olemas funnel, tunnel, mis toob sulle pidevalt uusi kliente, uusi potentsiaalseid kliente ja müüke? Mida ma olen näinud 9 aasta jooksul, enamasti inimestel ei ole. Need inimesed, kes tulevad minu juurde, ütlevad väga ilusasti omanikud, ma ei jõua sotsiaalmeedias olla, mul on muudki teha. Ma ütlesin, aga sa ei peagi ise olema sotsiaalmeedias. Sa võid palgata inimese, kes teeb sotsiaalmeediat sinu eest. See on suur erinevus. Enamus inimesel millegipärast arvavad, et nad peavad ise tegema kõike. Kokk, kondiiter, keevitaja, autoremondi lukksepp ja ma ei tea, mis veel. Kas sinu ettevõttel on iganädalane müügirütm? Ma eile helistasin ühele inimesele, kes tänu minule alustas siis ettevõtlust Pärnus ja küsisin, kuidas sul müükidega läheb. Vaikus päris hästi. Aga ma ei ole enam, ma olen postitamise vahel ja mõtlesin, et kuidas nüüd on, ma pean postituse tegema nüüd. Ehk tänu omale postitustele müüs ta oma tooted maha, mis ta oli teinud. Ja siis tal ei ole järgmist postitust või järgmist teadannet, et ta midagi üldse pakub. Nii et mõtle hästi hoolega nendele küsimustele, sa ei pea nendele praegu vastama, sa ei jõua nendele praegu vastata, aga kui me lõpetame selle veebiseminari ja sa vaatad seda järelvaatamist, siis vasta nendele küsimustele. Ja 7. takistus teekonnal. Juhtimine ja süsteemid ei toeta kasvu. See, mis töötab väiksema ettevõttega, ei tööta enam järgmises kasvufaasis. Ehk kui sul on 100 000 ettevõtte ja sa tahad teha miljoni ettevõtet või 10 miljoni ettevõtet, siis need süsteemid, mis sul praegu on, jäävad sulle jalgu. Ja kui sa tahad neid pingsalt järgida, siis sa lõpuks kurnad ennast ära. Kui vastutus on ebaselge, probleemid korduvad.
ja info on inimeste peades. See toob rohkem segadust kui vabadust. Nii et vaata hästi hoolega oma ettevõtet ja vaata, millised probleemid korduvad, millised süsteemid vajavad uuendamist, et kasv saaks olla süsteemne kasvav. Bob Proctoril oli väga hea ütlus, ma olen õnnelik ja tänulik praegu, et minu sissetulekud kasvavad regulaarsetel alustel iganädalaselt. Regulaarsetel alustel iganädalaselt. Ettevõte ei saa kasvada korrastatult, kui juhtimine ja süsteemid jäävad vanale tasemele, vanale mõtteviisile. Meil on vaja muutusi. Ja küsimus sulle, milline probleem sinu ettevõttes pidevalt kordub? Ma olen kindel, sest ma olen näinud 95% ettevõtetel korduvad samad probleemid kuust kuusse. Nii et küsi hästi hoolega enda käest, mis on see, mis kordub sinu ettevõttes. Ja nüüd ma soovitan, et võtta paber ja pliiats, sest anna endale hinnang. Anna igale takistusele hinne 1–10. Visiooni puudumine, mis indeks sa paneksid? 1 tähendab seda, see ei mõjuta mind eriti. 10, see piirab minu ettevõtte kasvu väga tugevalt. 7 põhjust, 7 vastust. Väike aeg ja mõtlemine, et vaata, mis see on. Ma annan sulle paar minutit aega, pane sinna hinded taha, sest sealt hakkab see tõeline kasv pihta, kui sa hakkad neid asju vaatama. Nii. Vaata, vasta. Ja kui sul on vastatud, siis sa võid anda märku chati tehtud. Nii. Liiga väikse käibe probleem, väga hea. Nii, andke mulle palun märku, kui sa oled jõudnud vastata ja analüüsida ennast 10 punkti skaalal. Pange siia chati, kui oled jõudnud vastata, siis ma tean, et lähme edasi asjaga. Tehtud, väga hea. Vaatame, kui siin on vähemalt 10 inimest on ära teinud ilusasti, siis lähme edasi. Ma isegi ei tea, palju meid siin webinaril on praegu, aga registreerunud oli peast 100 ligi, nii et tehtud, väga hea, super. Siis ma panen siit edasi järgmise pildi. Minu peamine kasvutakistus. Sa võid ise kommentaaridesse tegelikult panna siit, et mis asi sinu jaoks oli kõige suurema kasvupotentsiaaliga, ma ütleks selle peale, mis on kõige suurem takistus käesoleval hetkel? 7 takistusest, mina nimetame siis takistusest. Mis oli 7 kõige rohkem, mis sind praegu mõjutab sinu ettevõtte kasvu? On see hõivatus, müük, vanad uskumused, identiteet ehk minapilt, visioon, mis see mõjutab sind kõige rohkem? Müük ja nähtavus, juhtimine, süsteem, okei. Väga hea, aitäh sulle, Steven. 6 ja 7, väga hea, müük ja juhtimine. Super. Võite rahulikult siia vastata, pärast saan vaadata neid. Ja nüüd paber ja pliiats uuesti kätte. Minu peamine kasvutakistus. Vasta ausalt. Palun ära valeta iseendale. Me oleme nii osavad iseendale valetajad, et see on lausa jube. Nüüd ära valeta endale. Minu suurim kasvutakistus on, nüüd sa saad selle kirjutada, mis sa panid sinna. Mulle sa kirjutasid juba osad siin. See väljendab minu ettevõttes nii, mis on selle tulem, et sa seda ei ole ära lahendanud. See maksab mulle aega, raha või energiat nii. Ehk pange need asjad kirja, taaskord paar minutit aega ilusasti kirjutamiseks. Ja loomulikult, kui sa arvad, et sa ei jõua lõpuni, sa ei oska praegu vastata,
siis sa saad selle salvestuse ja sa saad rahulikult vastata. Ära rabele, ära torma, lihtsalt tee rahulikult. Nii, see võtab aega, ma tean. Aga ma ei taha, et sa koguksid lihtsalt infot, ma tahan, et sa hakkaksid mõtlema, analüüsi ja siis tegutsema. Nii, aga rohkem ma ei lase teil praegu süveneda. Anna mulle tagasisidet. Mis sa enda kohta praegu avastasid, kui sa nendele küsimustele vastasid? Mis sa avastasid enda kohta, kui sa nendele küsimustele vastasid? Sest eneseanalüüs on kõige alus. Kui sa regulaarselt ei vaata, ei analüüsi, siis sa võid minna väga kiiresti vales suunas, tehes rohkem valesid tegevusi, annab sul rohkem ebameeldivaid tulemusi. Ta ei anna sulle paremaid tulemusi. Steven, et enda taga on ikka asjad. Okei, Steven, ma tean, räägime sinuga, vaatame, kus sa oled ja mis sa teed siis. Sest midagi on vaja muuta ja ma tean, et sa oled tegija mees selles mõttes, et sa ei ole lihtsalt rääkija. Kui sa võtad otsuse, Steven, siis ma tean, et sa teed ära ka. Nii lihtne ongi sinuga. Et mida sa õppisid enda kohta, kui sa vastasid nendele küsimustele? Nii, kas ma saan siit edasi minna? Nüüd 7 päeva. Miks ma panin siia 7 päeva? Sest järgmisel kolmapäeval me räägime täpsemalt visioonist, eesmärgist, mis asi eesmärk üldse on, kas meil on õiged eesmärgid ja nii edasi. Sest enamus inimestel, kes jõuavad minuni, ei ole selget eesmärki, mis on kirja pandud, ei ole selget visiooni, mida tahab saavutada. Nii et järgmine nädal räägime sellest pikemalt. Otsus, mille ma täna teen. Ma hakkan tegema müüki, ma delegeerin, ma võtan omal töötajad, mis on see otsus? Esimene tegevus järgmise 48 tunni jooksul. Mis on see järgmine tegevus? See, et sa oled täna siin, see ei muuda sinu elus midagi, ma luban sulle. Kui sa ei hakka neid teadmisi rakendama. Nüüd kolmas küsimus, tulemus, mida möödan järgmise kolmapäevani. Ma ei tea, kas ma postitan iga päev, kas ma võtan aega iga päev 30 minutit, et analüüsida enda mõtteid. Millest ma mõtlen? Kas lahendustest, probleemidest? Millest ma mõtlen? Üks otsus, mida sa rakendad, on väärtuslikum kui 7 head mõtet, mis jäävad märkmikusse. Ma näen inimesi, kes ütlevad, et nüüd ma hakkan tegema, olete kõik näinud inimesi, kes teevad uusaasta lubadusi, nüüd hakkan tegema, läheb aeg mööda, mitte midagi ei muutu. Otsus, mille sa täna teed, see ei pea olema midagi suurt. Ma ei tea, teeb 1 000 000 euro eest investeeringu ja 10 miljoni eest, ei pea olema.
mis on see üks asi, mis sind kõige rohkem edasi viiks? Järgmised veebiseminarid, mis tulevad. 7 nädalat, nagu ütlesin, igal kolmapäeval kell 10. Visiooni puudumine, ettevõtte identiteet, vanad uskumused, identiteet on väga kihvt sõna. See on mina-pilt tegelikult, selle kohta on terveid raamatuid kirjutatud mina-pildist. Sa saad omale lingi, kus sa saad registreerida kas kõigile veebiseminaridele või valida, millistel sa tahad osaleda. Sa ei pea kõigil osalema, sa teed valiku, millistel sa osaled. Aga kui sa teed selle valiku, et sa osaled, siis palun ole kohal. Ja kui sa ei tee valikut, siis ära tule kohale, nii lihtne ongi. Miks? Sest kui sa paned kirja, et sa tuled kohale, aga ei tule, siis sa tegelikult õõnestad iseenda identiteeti. Ma ju tegin otsuse, et ma lähen, miks ma siis ei lähe? Ehk iga kord, kui sa teed otsuse, aga seda otsust endale ei pea, sa nõrgendad iseenda minapilti. Ma olen ettevõtja, kes teeb kiiresti otsuseid ja siis sa kaalud oma otsust nädalaid. Loomulikult adekvaatset infot on vaja, et teha otsust, aga tunne sinu sees ütleb sulle, kas see on õige või vale. Usalda oma intuitsiooni. Ma arvan, paljud on kuulnud seda, vähesed kasutavad seda. Intuitsiooni petasid. Ratsionaalne mõistus ja kaalutlemine võib sulle tuua jama kaela. Ma olen näinud seda enda pealt, ma olen näinud oma coaching'u klientide pealt, ma olen näinud seda oma pere pealt. Intuitsioon töötab, aga ratsionaalne mõistus hakkab otsima põhjusi, miks midagi ei töötaks ja miks see võib nii minna. Ja loomulikult me oleme siin ehitanud ja teinud kuid kasvukeskkondi, et toetada inimesi arenguteel. Sest kui ma alustasin ise ettevõtluse, ma tundsin puudust arengukeskkonnast, kus oleks koondatud inimesed, oleks olemas süsteem ja oleksid olemas iganädalased webinarid, et ma saaksin areneda ja kasvada teadlikult. Ma tundsin sellest puudust. Räägite väga palju ilusat juttu, praktilist poolt väga vähe ja nii ma tegin siis otsuseid minna sinna webinarile, lugeda seda raamatut, lugeda teist raamatut, aga süsteem oli puudu. Kui sa lähed jõusaali, sa ei võta omal 10 treenerit, sa ei loe 20 raamatut, sa võtad ühe treeneri, ta soovitab sulle raamatut, sa loed seda, rakendad seda ja saavutad tulemusi. Ehk läbimurre on ettevõtjatele, nii, ei tööta, kasvukeskkond ettevõtjatele, kes tahab oma mõtteviisi, otsuseid ja tegevusi süsteemselt muuta. Süsteemselt. See sõna mulle alati meeldib. Olümpiavõitjad ei tegele sellega, mida nad tahavad siis, kui nad tahavad. Nad tegelevad nende tulemuste saavutamisega süsteemselt iga päev. Kui Ronaldo käest küsiti, miks sa käid iga päev jõusaalis, kas sulle meeldib see? Ta ütles, ei, mulle ei meeldi see, aga mulle meeldivad tulemused, mida see tegevus mulle annab. Õppimine ja eneseanalüüs ei meeldi paljudele inimestele. Aga need, kes on hakanud eneseanalüüsi ja süsteemsust rakendama, saavutavad tulemusi. Ja kui pärast küsida nende käest, et kas sulle meeldib seda teha, tead, ma olen ära harjunud. Mulle ei meeldi seda teha, aga mulle meeldivad tulemused, mida see süsteem mulle annab. Ja mina võtsin omale juhendajaks aastal 2016 Bob Proctori, sest mulle meeldis see süsteem, mis ongi mulle andnud ja annab siiamaani soovitud tulemusi. Nii et kui sa tahad läbimurret, pead uue teadmise rakendama tegevusse igapäevaselt. See on sinu valik. Ingrid pani siia lingi, vaata lähemalt. Aga kokkuvõtteks tänasele hommikul mõtleks, ettevõtte kasv ei sõltu ainult teadmistest, fakt. Sinu tänased tulemused peegeldavad sinu senist mõtteviisi, identiteeti, otsuseid ja tegevusi. Fakt. Ma olen näinud 9 aasta peale sadu ettevõtjaid juhendades. Läbimurre algab hetkest, kui teed ühe selge otsuse olukorra muutmiseks. Selge otsuse. Kui sa oled selle otsuse ära teinud, pead sa seda järgima päevast päeva, aastast aastasse, kuni sellest on saanud harjumus. Miks sa pesed hambaid? Miks sa käid, ma ei tea, nädalas X korda trennis? Miks sa käid duši all? Kas sa mõtled selle peale? Ei mõtle. Sest sellest on saanud harjumus. Sina vormistad oma harjumusi ja harjumused loovad sinu elu, sinu ettevõtte. Nii et
see on selline väike kokkuvõte, nüüd võtame ette siit küsimused, mis on tulnud, kui on, pange aga julgelt. Ja siin on keegi küsinud. Helen on küsinud, kui alles alustan ettevõtlusega ja on palju ideid ja mõtteid, kuidas luua selge visioon, millest alustada. Võta paber ja pliiats, kirjuta kõik oma mõtted ja ideed paberi peale välja ja vali välja üks, mida sa tahad kõige rohkem teoks teha. Nii nagu laev ei saa korraga sõita 10 sadamasse, ta sõidab ühte korraga. Inimene ei saa liikuda 10 eesmärgi poole korraga. Ta valib ühe eesmärgi, mida ta tahab kõige rohkem praegu käesoleva hetkel saavutada. Kui sa oled ettevõtet loomas, siis esimene samm on ainult alles küsida enda käest, siis ära isegi vaata seda linki läbimurre, mida Ingrid siia pani, siis on kasv. See on kasvukeskkond on inimestele, kes alustavad ettevõtlus, täpselt ise ka ei tea, miks nad alustavad, mida nad tahavad luua ja saad meili peale selle lingi, kus saad vaadata kasvukeskkonda, kasv. Nii et Helen, sinu jaoks, kui sa alustad ettevõtlusega, ongi vaja süsteemselt tegeleda oma mõtteviisiga, paika panna, mida ma tahan luua, sest kui sa alustad tegevust valedel alustel, siis sa lood valesid tulemusi. Sa võid alustada ettevõtlusega, saavutada edu, aga lõpuks oled 12, 14, 16 tundi ööpäevas rakkes. Ma olen näinud neid inimesi, kes teevad 400 kuni 500 tundi kuus tööd. Ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Sest kui ma alustasin koostööd Bob Proctoriga, siis ta ütles ilusti, ma näitan sulle, kuidas sa vähem tehes saad saavutada rohkem. Ja seda sama olen ma õpetanud kõigile nendele inimestele, kes on minuga koostööd teinud, kuidas vähem tehes saavutada rohkem. Ehk kui minu mõtteviis muutub, minu tunded muutuvad, minu tegevused muutuvad ja tulemused muutuvad. Ja minu üleskutse kõigile, kes täna siin osalesid, järgmiseks nädalaks, kutsuge oma ettevõtjatest sõpru ka webinarile ja ütle, mees, sul on vaja seda. Sest ma olen sind tundnud X aastat ja ma näen, et sinus peitub rohkem, kui sa rakendad. Kui sul on küsimusi, info@karmokivicoaching.com ja ma vastan sinu küsimustele 24 tunni jooksul. Kuuleme, näeme jälle ja kui sa tunned, et sa oled valmis läbimurdeks, aga ei saa aru, mis see täpselt on, võta minuga samamoodi ühendust, räägime, lepime üks-ühele kohtumise ja teeme selle läbimurde ära, sest mustrid ettevõtjatel korduvad ja ma tean, kuidas neid saab muuta. Kõike head sulle!